tere! Tere! Minä olen Kurti inimene ja mul on kaasas täna viipekeeletõlk. Istuge palun. Kas ma võin tooli võtta, et siis ma istun teie kõrval? Jah, palun. Nii, kuidas teile mugav on? Tere, ma tulin siia sellepärast, et ma otsin tööd. Mul on kõrgharidus, ma olen õpetaja, ma olen lastega töötanud ja väga pikalt otsin tööd, aga ma olen ilma töötanud, ma olen töötanud Kurtide koolis, tähendab praegu Seleni koolis, aga kuna Kurte lapsi on koolis nii väheks jäänud, siis mind ei ole mind tööle kusagile võetud, sellepärast ma otsin tööd. Järsku te pakute mulle sobivat tööd, vastab minu kvalifikatsioonile. Kas te olite aineõpetaja? Klassijuhataja olin ja võin õpetada eesti keelt, matemaatikat, füüsikat, aga just algklassidele, kuni 6. klassini, algklassidest kuni 6. klassini. Kui teil on klassijuhatamise kogemus, siis... Mul ei ole kogemust, ma olen praktikal olnud, mul ei ole päriselt, 4 kuud olen päris niisugust töökogemust üle, aga mul on 40 praktika kogemus. Aga see on juba väga hea stardikoht, et kas näiteks laste puhkelaagrisse kasvatajaks, kas võiks näiteks sellist asja vaatama? Ainult suvel on see töö või? See on ainult suvel. Ma tahaksin sügisel ja talvel ja kevadel ka töötada. Aga me saame siis teha niimoodi, et nii kaua, kuni on näiteks see suvelaagri töötamine, saab ju otsida edasi tööd juba mida talvel teha. Ja. Suvelaagris mul on tõesti kogemus, ma olen 9 aastat olnud kasvataja suvelaagris, see kogemus on päris suur ja sellega ma olen päris nõus. Aga mul on põhikohta, mul oleks vaja lihtsalt sissetulekut. Nõus, aga kui me kuskilt alustame, siis on see juba suur eeldus, et ka talveks midagi leiame. Ma teeksin teile ettepaneku, et ma võtan Tallinna Haridusametiga ühendust ja uurin järgi, kas on selline suvel töötamise variant ja mis oleks võimalikud tegevused meil sügisel. Sobib? Kas ainult kurtidele lastele? Me peame täpsustama seda. Kas te saaksite hakkama ka tavaliste lastega? Siis, kui ma õpetaksin kuuletele lastele viipekeelt ja kui lapsed sellest väga huvituvad. Sest kindlasti on ju perekondi, kus on probleemid, et kas lapsed on vaegkuuljad või on emad-isad. Et see oleks ju hea teenus tegelikult pakkuda Haridusametile. Ja, sobib väga hästi. Kuidas ma saaksin kontakti selle Haridusametile? Ma võtan ise nendega algul ühendust ja siis ma teavitan teile tulemusest. Kuidas te mulle teavitate? Kuidas me teie kontakteerume? Telefon, e-mail, kuidas teile sobib? Telefoniga ma ei saa rääkida, ma ju ei kuule, aga ma kasutan tõesti seda võimalust, et suhelda teiega e-maili teel. Aga väga hea, vahetame siis e-mailid, kirjutage. Kas ma annan teile oma meiliaadressi? Nii, palun kirjutage. Väga hea. Ma võtan nendega homme ühendust ja teavitan. Isegi kui ma ei saa otsest vastust, ma annan teada, mis seis on ja kuidas me siit edasi läheme.